Talupidamine on olnud juba lapsepõlvest saati minuga koos. Et vanaema pidas talu, isa pidas talu. Et see on siis tuntud sangaste rukis, mis on aretatud Eestis ja mille eripäraks on siis hästi pikk kõrs ja suurepärane leiva jahu maitse. 2012. aastal, kui ma otsustasin Tallinnas palgatöö lõpetada ja mõtlesin, et tulen isa lappi. Isa juba pidas talu ja seda ta siin majandas ja mina siis võtsin enda peale paberitööd. Tänapäeval ilma selleta kuidagi talu ei pea. Et me oleme Tali-Spelta põllu peal. Spelta nisu siis hakati kasvatama juba võib-olla ürgajal peaaegu. Et üks esimesi nisusid, mida inimene tänapäeval kasutusele võttis. 2 aastat hiljem isa lahkus ja siis tuli otsustada, et kas ma tahan seda asja edasi viia ja jätkata. Ja siis ma hakkasin tegema. Siis tuli minna traktorirooli ja põllule ja sellest kasvas välja jahujaan. Ja jahujaan tegeleb siis oma teraviljast jahu jahvatamisega, kruupide ja elveste valmistamisega. Nüüd me oleme kestata kaera juurde jõudnud ja kestata kaera olen ma siis kasutanud nüüd juba ligemale 3 aastat. Ja tema eeliseks on see, et ma ei pea teda koorima. Ehk sellest võib kohe põhimõtteliselt helvest valmistada. Nüüd ma leidsin üles Spelta nisu koti. Et see nüüd on juba siis kooritud ja näeb välja nagu täitsa tavaline teravili. Aga tegelikult kasvab ta kesta sees. Oleme suuna võtnud pakkuda kõike. Ehk siis kaer, hernes, oder, rukis, nisu, tatar, Spelta nisu. Et Spelta nisu võikski natukene olla meie märk, ehk me peame seda talu Spelta nisu maale toojaks Eestis. Kui vennas Saksamaalt tõi esimesed Spelta seemned, siis meie talus need mulda pandi. Lähme vaatame siis, kuidas meil see veskitöö käib. Tooraine asub selles hoone osas ja teravilja toome suurte kottidega siia ja käsitsi veame edasi veski poole. Siin on siis meie veski ehk siis meie veski süda. Kasutan ma ABC Hanseni kiviveskit. Sõelume oma jahusid klassikalises jahukapis, kus tuleb välja siis püül, sõre, manna ja klii. Ja nüüd oleme jõudnud meie pakkimisruumi, kus me teeme siis väikseid pakendeid ja suuri pakendeid ja paneme oma jahukottidele ilusad sildid külge. Talupidamist ei saagi nimetada selles mõttes, et raske, vaid ükski töö ei ole raske, kui sa sellega üle ei pinguta. Et raskus on ületöötamine. Nüüd ma olen valmis teile näitama, kuidas jahujaani jahud saavad pakendisse. Kui õige kogus on seadistatud, on võrdlemisi lihtne pakendamine. See küll veidi siuke iganenud ütlus, aga maa annab meile nagu toidulauale. et kui sul on maa, siis sa nälga ei näe. Et kui sul on käed-jalad terved ja tööd jaksad teha, et see on see peamine nagu rikkus ja võimalus. Et ise tegemine on ikka vast kõige suurem rõõm sinna juurde. Jahujaani tooteid leiate Rimist talutoidablettidelt.